Tere! Ma tegin selle käesoleva video hoiatuseks lapsevanematele. Maailm, kus me täna elame, on väga lühikese ajaga kaldunud massilise perverssuse suunda. Meie osad riigijuhid ja valitsuse liikmed on kaldunud ka toetama ja pooldama perverssusi ning moraalitust. Vanasti tegutsesid ebamoraalsed inimesed niinimetatud põranda all või tegutsesid täiesti eraldi mingisugustes kapikestes ja uks oli kindlalt kinni. Täna on nad tulnud sealt välja ning neid on näha ka tänavatel ja igasugustel sellistel suurematel üritustel. Ja vaadake, see on pandeemia. See on võtnud pandeemia ulatuse. Ja see pandeemia on väga nakkav. Millegipärast ei ole WHO leidnud veel mingisugust ravimit ega vaktsiini selle pandeemia osas. Aga tegelikkuses, kui tõele näkku vaadata, siis ravim on tegelikult täiesti olemas. Kuid seda ei olda nõus kasutama. Kuna mina olen usklik ja ma usun, et Jumal on olemas ja Jumal on loonud kogu selle maailma ja kõik see loodu on tema looming, kaasa arvatud inimene, siis Jumal ongi seesama ravim tegelikult. See ravim on Jumala sõna ja suhe algallikaga ehk loojaga, Jumalaga, kelle nimi on Jahve. Jah, tal on nimi. Aga see selleks, ma ei taha sellest praegu rääkida. Kõige hullem on see, et meie lapsed, kes ei suuda ennast veel ise kaitsta ning iseenda eest seista, on sattunud ning sattumas üha suurema löögi alla. See ebamoraalsus ja perverssus tuleb nii salakavalalt lasteni läbi ühiskonna, läbi sotsiaalmeedia, läbi erinevate suunamudijate ning mis kõige hullem, selle perverssuse kiidab heaks ka haridusministeerium. Nende loal ja kaasabil jõuab vaikselt, aga kindlalt see lähitulevikus ka lasteaedadesse ning koolidesse. Ja seda kõike sellepärast, et me oleme Euroopa Liidus. Me oleme üks osa sellest piltlikult öeldes perverssest liidust, kes pooldab perverssusi. Kui tänapäeval täiskasvanud ise ei järgi moraalinorme, vaid on pöördunud ebamoraalsusse, näidates oma isiklike eludega avalikult ka seda välja, siis mida me tahame saada lastest, kes alles kasvavad ja arenevad? Lapsed reeglina peaks õppima oma vanematelt. Ja nagu me teame, siis väga paljud pered on täna sellised poolikud, katkised, on kärgpered ja samas võib ka öelda, et väga erinevate vaadetega perekonnad. Lapsed reeglina peaks õppima oma vanematelt. Kui aga vanematel on täiesti ükskõik, mida lapsed vaatavad, mida lapsed teevad, neil on ükskõik, mis siin maailmas toimub. Ja väga paljudele lapse vanematele ka perverssused meeldivad. Nad pooldavad sellise ühiskonna sihukest teket, mis praegu on tekkimas. Ja nad ei julge ka lapsele öelda ja nad ei ütlegi lapsele seda, et see tegevus ei ole õige. Kuidas siis laps õpib? Laps õpib oma vanematelt. Vanem peab lapsele väga selgeks tegema, mis on õige ja mis on vale. Kui laps ei näe ohtu selles, et mees mehega teeb rüvedusi, naine naisega teeb samamoodi rüvedusi, samasoolised abielluvad omavahel ning sellele ei juhita lapse tähelepanu, et see on vale, siis laps seda võtab kui ühiskonna sihukest normaalset pilti. Üha leviv trend on see, et sa võid ennast täna täiesti sootuks nimetada. Sa võid olla esmaspäeval naine, teisipäeval võid olla mees, kolmapäeval võid olla hoopis kass või koer ja reedel rautatakse sinu kapjasid, kuna sa oled otsustanud olla hobuse rollis. Sellises maailmas me täna elame ja see maailm läheb aina hullemaks. Iga normaalne lapsevanem
peaks nägema seda kolli, mis tahab haarata meie lapsi endale. Ja seda loomulikult läbi väga peene kavaluse. Saatan ei tule sinu ega sinu lapse juurde punase trikooga, kerge õllekõhuga, sabasarvede ja kolmhargiga. Ta ei ütle sulle, et tere, mina olen Saatan, ma tahan sind saada endale mängukanniks ja võtan sinu lapse ka ja võtan teie mõlema hinge endale. Ta ligineb laste ja täiskasvanute juurde väga erineval viisil. Laste juurde läheb ta läbi mänguliste tegevuste. Kõigile meile meeldib mängida ja täiskasvanutele tuleb välja, meeldib mängida ka rollimänge. Ja kui täiskasvanud mängivad rollimänge ning lapsed näevad seda pealt, kui seda tehakse pereringis või tuttavatega kuskil väljasõidul, siis sellel üritusel saab nalja kõvasti. Aga selle üritusega või selle rollimänguga võivad kaasneda ka tagajärjed, mille peale tegelikult väga ei mõelda. Kui rääkida lastest, siis väga paljudele lastele meeldivad kaisukarud, kaisukad, erinevad karvased lemmikloomad. Nad on nii nunnud ja nii armsad, nendega on nii hea mängida, kaisus hoida ja nad on turvalised, nad ei hammusta, nad ei jookse ära. Maailmas on aktiviseerunud ja suuri laineid löömas täiskasvanute seas üks siuke veider hobi, mille nimi on furries ehk karvased. Täiskasvanud inimesed, eeldatavasti ka normaalsed inimesed, riietuvad ennast karvasteks loomadeks ja üleüldse loomadeks ning hakkavad siis mängima mingisuguseid mänge. Kujuta ette, et sinu enda töökaaslane või sinu enda firma juht või peres, kas pere ema või pere isa või hoopis näiteks valitsusest keegi harrastab siukest hobi. Sina tead ja tunned teda kui normaalset inimest, aga tema võtab näiteks üks kord nädalas peale tööd vaevaks minna oma sõpradega kokku saama ja nad riietuvad ennast koerteks, kassideks, hobusteks või jumal teab kelleks. Ja selliseid inimesi paraku on olemas. Jumal on loonud inimese tegelikult ju meheks ja naiseks, mitte koeraks, kassiks või jäneseks. Kui inimese vaimse tervisega on kõik korras, siis normaalne inimene jääb siiski iseendaks ning ei hakka kehastuma ega jäljendama kedagi teist, kes ta tegelikult ei ole. Kui sina inimesena võtad kellegi teise kuju või hakkad vaikselt kehastuma mingiks loomaks ning sa teed seda järjepidevalt, kas või pulli pärast, et sõpradega saaks aega veeta ja nalja teha, siis aja jooksul, kui sa seda rolli piisavalt kaua etendad, siis sinu vaim ei ole enam endine. Ja seda pead sa teadma. Täpselt samuti toimub see ka lastega. Vaimses maailmas sa tegelikult avad ukse saatanale, kes sind hakkab mõjutama vaimselt. Sa võtad üle igasugused loomsed tegevused, mis on omased loomadele. Kui sina mängid näiteks kassi, siis sa tegelikult jäljendad kõike seda, mida kassid teevad. Koertega sama lugu, hobustega täpselt sama. Ja ma näitan teile varsti mõningaid videosid, mis põhimõtteliselt võiks ju olla sellised šokeerivad. Aga teatud seltskonnas on see täiesti normaalne tegevus, saab nalja ja meelelahutust. Nii kurb kui see ka pole, siis see 6-värvilise lipuga niinimetatud vabaduse liikumine toodab ja loob selliseid perverssusi. Kui te vaatate neid, siis nad on mängulised, rõõmsad, hästi värvilised, kes ei soovi olla rõõmus, selline mänguline ja pulli teha. Saatan selle peale plaksutab käsi ja ütleb, nemad kuuluvad minule ja mina valitsen neid. Pet play is any time that a person takes on the role of an animal and they emulate that animal either through their behavior or their actions. Some people wear costumes. Nice. And we have just the best time. Every time I do it, it's like the best time of my life.
Pet play is, first of all, great exercise. It's a lot of fun. CrossFit has nothing on pet play. Drop it. Drop it. Drop it. I consider myself out. I'm very open. That being said, I do compartmentalize my pet play because not everyone wants or needs to see that. My family, for example. Meil Eestisse on vaikselt sisse imbunud üks veider laste hobi, mille nimi on quadrobiks. Osad lapsevanemad on juba mures oma laste pärast. Ma panen siin kohe mängima ka ühe video ning te näete, mis asi see quadrobiks on. Milline hobi on lastele tekkinud. Ja äkki tunned sa ära ka iseenda lapse. Võib-olla sinu laps ka tegeleb sellise hobiga. The island gives us what we need. And no one leaves. So here I'll stay. My home, my people beside me. And when I think of tomorrow, there we are. I'll lead the way. I'll have my people to guide me. We'll build our future together. Where we are. Every path leads you back to where you are. You can't find happiness right where you are. Where you are. Kui te vaatasite nüüd selle väikse videoklipi ära, siis võib teile esmamuljel jääda tunne, et see on täiesti normaalne füüsilise trenniga tegevus. Hüppamine, kargamine kuskile kaugusesse või kõrgusesse, sellest ei ole ju mitte midagi halba. Poiste seas on populaarne siukene spordiala või hobi nagu parkuurimine. See on ka pikkade hüpete tegemine, erinevate takistuste ületamine ja samuti maandumine niinimetatud käppadele ehk kätele. See on sportlik aeroobne tegevus ja nõuab päris head siukest füüsilist vormi ja ettevalmistust. Quadrobiks on aga erinevate loomade jäljendamine ja mis kõige hullem, sa tahad või sa pead kandma selle looma kostüümi, keda sa siis jäljendad. Ja nagu ma ütlesin, alguses võib see olla naljakas ja lõbus. Aga nagu ma ka eelnevalt mainisin, siis pideval selle hobi praktiseerimisel inimese vaim saab kahjustada. Ning sa enda teadmata avad ukse kurjadele vaimudele. Nemad hakkavad sinu elu siis kujundama. Lapsed vihastuvad, kui sa hakkad neid keelama. Võib juhtuda see, et nad isegi jooksevad ära, sellepärast et vanemad ei luba nende hobiga tegeleda. See on mõnes mõttes, on see tõsine selline probleem, mis hakkab võib-olla tekkima ka meil siin Eestis. Sellepärast, et sellega tekivad erinevad tagakiusamised koolides, sõprade seas. Ja kui sind pidevalt mõnitatakse ja võib-olla jäljendatakse sinu tegevust, siis see solvab sind. Ja sa võid hakata eemalduma inimestest, sellistest normaalsetest inimestest, kellel on mingisugunegi moraalne väärtus. Ja sa hakkad suhtlema nende inimestega, kelle sarnane sa tegelikult oled. Ja see võib tuua peredesse probleeme. Tänapäeva lapsed on niigi sõltuvuses arvutimängudest. Ja väga paljud lapsevanemad soovivad oma lapsi ka võõrutada arvutimängudest. Aga laps läheb pööraseks, ta läheb närvi, ta läheb tigedaks, ta hakkab asju loopima. Ja täpselt samuti võib see juhtuda selle quadrobiksi tegevuse või hobi keelamisega. Arvutimäng on tubane tegevus, aga see loomne selline hüppamine, kargamine, see nõuab rohkem ruumi ja reeglina siis tehakse seda looduses, mis iseenesest ju ei ole halb. Õues viibimine, jooksmine, värske õhk, see kõik on hea. Aga, armas laps, mine jookse, hüppa üle takistuste 2 jalal
ilma loomaks kehastamata. Miks sa pead olema keegi teine, kes sa tegelikult ei ole? Ole sina ise. Kui sa oled poiss, oled poiss. Kui sa oled tüdruk, oledki tüdruk. Sellepärast, et sind on täpselt niimoodi loodud. Ära lase ühiskonnal ennast eksitada ega mudida. Ja ära mine kaasa igasuguste totrustega, mida maailm välja pakub. Nara Arlen knows full well how odd it must look to some riding through the woods on a hobby horse. I remember being mocked, and if I said that I don't care what people think or what people say, it would be a lie. When I do hobby horsing, I feel like only the sky is the limit. Hobby horsing is in fact a sport with fixed rules and even various disciplines such as show jumping and dressage. The Hobby Horse Championship, held annually in Finland, attracts some 300 participants from as many as 17 countries, making it the biggest event of its kind in the world. Nara has enjoyed riding horses since she was little. But when real steeds aren't available, she jumps on one of her hobby horses. She's practicing for the Hobby Horse Championship, jumping higher and farther all the time. This is a horse. They're strong, agile, and benevolent animals. Some of us even want to be a horse. This woman, who is either Norwegian and German, according to reports, proved that to be true. In a video that went viral all over the world, the woman can be seen prancing around in a farm-like area on all fours just like a horse. What makes it interesting is how perfectly her movements are to the natural movements of a horse. In the video, she chases a dog around and is able to keep up with it, while running elegantly like a horse. She then shows off her horse skills by leaping effortless over a large picnic bench table. Now I've seen some really weird videos go viral, and this is definitely one of them. At the same time, I've seen some really cool viral videos, and this is Ja lapsevanemad peaksid julgema oma lastega sellel teemal rääkida. Kui lapsevanem õigel ajal ei saa last välja sellest veidrast tegevusest ja ta ei suuda selgitada, mis on õige ja mis on vale, siis võib juhtuda see, et sealt läheb asi edasi ja see saabki tulevikus lapse üheks elu osaks. Now here's my middle finger. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Come on now. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing, I ain't smoking. Must be crazy if you don't need to cry no more when you break my heart into 24. I'll pick up the pieces you left. If you think I'm coming back, don't hold your breath. I ain't your mister, no. Cause I'm breaking, you ain't laughing, I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Yeah. Let's go see what kind of chick knocks me out. Now I know that she wants me back. Nothing sounds more better than. Ma panen siia ka mõningad sellised viisakad, mängulised videod, millega täiskasvanud täna tegelevad. Aga vaadake, minu arust on see juba samm edasi perverssuse suunas. Nii et iga väike asi viib järgmise asjani. Welcome to Pony Play. Ready, set, go! Yeah! Nice.
Today we're out here having a pony play competition where people compete in events and classes just the same as real horses do. Get it! Get it! Yeah, yeah, yeah! Get it, girl! Get it! Get it! Easy. Out with the hammer, you know, and really we just try to give them a really hard time, so they really have to try to keep us to obey, but it usually doesn't work in their favor. Step up. I really just fall into that space. Kuidas teile tundus seda videot vaadata? Minu arust väga ebameeldiv ja perversne tegevus. Ja nagu ma ka eelnevalt mainisin, siis üks asi viib teiseni. Ning see võibki lõppeda perversse elustiiliga, kui inimene süttib oma ihas reaalselt mingisuguse teise samasugulise isiku vastu, kes on mingisuguses kostüümis. Sa oled maskiga, sa ei näe, kes on sinu partner, aga sul tekib mingisugune sisemine kiusatus ja himu temaga mingisugusesse, ma ei tea, kas või seksuaalvahekorda astuda. Internet on täis täna videosid, kus meesterahvas paneb eeslit või koera. Koer seksib naisega, naine on ennast hobuse alla pannud. See on totaalne jäledus ja rüvedus. Pildikult öeldes perverssus. Ja see on patupandeemia, mis levib nagu kulutuli inimeselt inimesele. Mis on selle asja juures võib-olla kõige hullem on see, et see toob Jumala meie vaimse isa viha nii sellele maale, kus kohas neid rüvedusi tehakse, kui ka nende isikute ellu. Seda nimetatakse needuseks, kuna sellised asjad on ebamoraalsed tegevused ja need on vaimsete seadustega vastuolus. Ja siis me imestame, et meie maine elu muutub üha kehvemaks ja kehvemaks. Meie kõride kallale tullakse, meile pannakse erinevaid makse peale, meid survestatakse inimestena. Ja see kõik on tegelikult needus. See on inimkonnale peale tulnud needus. Sõnakuulmatusest ja ebamoraalsest elust. Sellised, millised oleme meie, sellised saavad olema ka meie valitsejad. Ja ma räägin praegu siis maistest valitsejatest, kes meie riiki juhivad täpselt samuti. Nad ei hooli tegelikult inimestest. Siis me imestame, et meile hingatakse kuklasse ja me oleme peaaegu sellise, ma ei tea, sõja lävel. Aga see kõik peab tulema. See on karistus inimestele, kes on hüljanud moraalinormid. Me ei saa mitte kedagi süüdistada peale iseenda. Kui meie elame ebamoraalset elu, siis me saame karistada. Kui me elame sõnakuulmatut elu, siis me saame karistada. Kui me rikume liikluseeskirju, me jääme vahele, me saame karistada. Täpselt samuti on vaimsete seadustega. Ei ole ilmselt meil kaugel ka see aeg, kus inimestel on lubatud abielluda koeraga või kõndida koerakostüümis linna peal. 4 käpukil ja rihmast kinni hoiab siis see niinimetatud koera peremees. Kindlasti olete märganud ka sotsiaalmeedias ühte sellist videot, kus üks naine ütleb uudistes, et tema ongi kass. Tal on kassi kostüüm seljas ja tema identifitseerib ennast kassina. These officials put kids' lives in danger to protect what exactly? We don't know. Any kid in those schools could tell you that men and women are not the same. Just like they could tell you this cat lady isn't a cat. I am a cat. Meow, meow. I'm not a woman dressed as a cat. I am a cat. By show of hands, I'm curious, how many of you believe and confess that I'm a cat? Great. By show of hands, I'm curious, how many of you believe that your child or a child from this school would believe that I'm actually a cat? No one. See naisterahvas seal puldi taga tegelikult oma kõnega kaitses lapsi selles konkreetses koolis. Kui ta ütles, et tema on kass. Et kas see kostüüm ja kõrvad peas
ja kui ta mjaugub, kas see teeb temast kassi? Loomulikult ei tee. Aga selles koolis oli mingisugune meesterahvas, kes värvis vist oma uuli ja samuti vist identifitseeris ennast naisena. Ehk siis see naisterahvas kaitses lapsi selliste pervertide eest. Kui sina oled sündinud poisina, siis sa oledki poiss. Ja kui sa oled sündinud tüdrukuna, siis sa oledki tüdruk. Ära hakka ennast lõikuma ja ära lase maailmal ennast kujundada selliseks, kes sa tegelikult ei ole. Sest ühiskond kujundab ja suunamudijad panevad sulle valed mõtted pähe. Jää iseendaks, sest Jumal on loonud sind ikkagi inimeseks ja Jumal on loonud inimese meheks ja naiseks ja on konkreetsed sootunnused, mis eristavad meest ja naist. Kui inimene identifitseerib ennast mingi loomana, siis põhimõtteliselt peaks ta ju kas sööma neid loomatooteid või neid sööke, mida söövad teatud loomad. Kui sa oled kass, siis sa sööd krõbinaid, kui sa oled koer, sööd ka krõbinaid, närid konti. Sa ei tohiks restorani laua taga istuda, sellepärast et loomad ei istu laua taga. Maailmas on tehtud ka erinevaid uuringuid, kus siis on küsitletud neid niinimetatud karvaseid inimesi, kellele meeldib mängida loomi. Siis 14–25% nendest niinimetatud fännidest on homoseksuaalsed. Neile meeldib homoseksuaalsus. 37–52% on biseksuaalsed. 28–51% heteroseksuaalsed. Ja näiteks nende samade karvaste loomaharrastajate seksuaalsete aspektide hulka kuuluvad ka erootiline selline kunst ja karvase teemaga küberseks näiteks. Ja loomulikult vaadatakse igasuguseid perversseid samateemalisi videosid, pornograafiat, kas loomadega, kassidega, koertega, hobustega. Me elame väga põnevas ja huvitavas maailmas täna. Ja me peame oma lastele selgitama, mis on õige ja mis on vale. Ja me peame täiskasvanutena ka ise kinni pidama moraalinormidest. Me ei saa nendele sülitada, sellepärast et kui me sülitame nendele moraalinormidele, siis me toidame piltlikult öelda seda perversset maailma ja aitame sellele kaasa. Nii et varsti ongi ühiskond selline, kus me ei saa isegi võib-olla käia, ma ei tea, saunas. Sest kui sul seep maha kukub, siis peab sul olema tagapool keelumärk, et anda mõista sinu selja taga seisvale isikule, et sisenemine keelatud. Sellepärast, et tema jaoks on see juba normaalne. Ja siis ta küsib sinu käest, aga kas sina ei olegi siis see mees või? Ma loen teile ette Piiblist veel ühe kirjakoha. See on 3. Moosese 18:23, kus Jumal on öelnud väga selgelt, sa ei tohi ühtida ühegi loomaga. Sa roojastad ennast tema läbi. Ja naine ärgu seisku paaritamiseks looma ees. See on loomuvastane. Nii et Piibel on moraalikoodeks tegelikult igale inimesele. Ja see ei ole ainult mingi usklike teema, vaid see on igale inimesele moraalikoodeks. Seal on väga selgelt kirjas, mis toob needuse ja mis toob õnnistuse. Aga miks lapsed lähevad selliste praktikatega kaasa ja selliste tegevustega kaasa? Mina usun seda, et lapsed ei ole saanud võib-olla vanematelt piisavalt tähelepanu. Ja nad otsivad seda tähelepanu väljapool kodu, tegeledes siis selliste asjadega, kus kohas neile pööratakse tähelepanu, kiidetakse neid, tunnustatakse neid. Ja sellepärast nad ka tegelevad nende asjadega, sest nad vajavad tegelikult, meie laps vajab tegelikult lapsevanema toetust, kiitust, tähelepanu. Aga kahjuks täna
me laste vanematena unustame oma lapsed ära. Me tegeleme oma kiire eluga, rabame tööd teha ja loomulikult oleme ka ise sotsiaalmeedias, ei saa salata. Aga minu üleskutse või soovitus on see, et pöörame oma lastele rohkem tähelepanu. Tunnustame neid, mitte ei materda neid, vaid tunnustame ja kiidame neid tegelikult. Nad vajavad seda. Väga palju on täna lõhutud suhteid, kärgperesid. Isad elavad eraldi, emad elavad eraldi ja lapsed siis pendeldavad 2 pere vahet. Ühes peres on ühed seadused, normid, teises peres on teistsugused normid, ühes lubatakse vaadata perverssusi, teises keelatakse. Niimoodi see asi ei tööta. Lapsevanemad peavad omavahel kokku leppima, kuidas lapsi kasvatada. Meil kõigil on õppimiskoht tegelikult täna. Ma arvan, et me keegi ei ole täiuslikud. Isegi need, kellel on 7 last, ka nemad jätkuvalt õpivad. Aga reeglina õpitakse vigadest. Nii et märkame oma lapsi ja räägime neile ausalt asjadest. Ja ütleme neile, mis on õige ja mis on vale. Mis on moraalinormidega kooskõlas ja mis ei ole kooskõlas moraalinormidega. Ja näitame oma eluga neile seda eelkõige. Ma jätan siia video alla ka oma kontaktid. Kui sa tahad minuga rääkida või tahad palvetada, siis sa võid julgelt helistada või kirjutada. Ja ära karda, ma ei hakka sulle usku peale määrima, vaid ma räägin sulle nendest asjadest, mis toovad õnnistuse ja mis toovad needuse inimeste eludesse. Ja vastavalt sellele saad sa ennast ja oma lapse elu ka korrigeerida. Nii et olge väga õnnistatud.